40 päeva sõda, 40 päeva relvarahu, tuhanded kaotatud elud, suurim häire maailma energiavarustuses alates 70-ndatest. Ja järgmine küsimus on, mida on Trump ja Iisrael tegelikult sellest sõjast saanud? No kahjuks mitte eriti palju, ma mõtlen, jah, me saime lahti mõnest Iraani Islamivabariigi juhist. Aga minu seisukohalt ei ole sellest piisavalt. Meil on üle 93 miljoni inimese, kes ootavad vabadust ja ma ei arva, et neid tuleks nii kergekäeliselt kõrvale jätta. Nii et probleem on selles, et Iraan sai tegelikult, mida ta tahtis, nagu teie eelmine külaline ütles. Ta võitis aega ja nad on selles meistrid. Ma oleksin väga tahtnud uskuda, et oleme jõudnud etappi, kus maailm mõistab, kuidas RSJC ja see režiim toimivad. Nüüd on neil võimalus RSJC ümber korraldada. Me teame nüüd, et teatud terroristlik rühmitus, õiguse kaitsja, tegutseb. Selle on loonud Qassem Soleimani. Mida me teeme, sest vähk on Euroopas metastaase andnud? Kas me ootame, et nad kuulutavad välja uue kalifaadi? Kas me ootame, et nad kujundavad kõik ümber, mida nad Iraanis on loonud, võib-olla ka mujal? Nii et nüüd on neil 2 baasi, võib-olla 3, võib-olla 4, me ei tea. Ma sooviksin väga, et härra Trump, Ameerika Ühendriikide president, mäletaks, et nad on ka idapiiri lõunaosas. Õige. Nii et see on probleem kogu maailmale. Meil on probleem. Me peame iraanlased vabastama. Me peame tagama, et Iisrael ei kannaks selle sõja põhiraskust. Ja kahjuks tundub, et see läheb just nii. Õige. Õige. Ja Iraanis esitatakse seda juba võiduna. Kas me oleme Iraani režiimi kokkuvarisemisele lähemal kui enne sõda? Või on piirkonna jõuvahekorrad liikunud Iraani või Iisraeli kasuks? Ei, vaadake, ma ütlen nii. Peaminister Benjamin Netanyahu senine töö ja ma ei taha kõike tema tehtud alahinnata, on olnud peaaegu imepärane. Tal on õnnestunud saavutada palju võite, me ei ole sõda veel võitnud. Probleem on selles, et veel mõned nädalad tagasi ütleksin ma, sai Araabia maailm aru, et kui Iisraelile antakse vabad käed, võivad asjad juhtuda ja juhtuda kiiresti. See oli suurepärane, sest nad õppisid meid rahvana ja riigina austama. Nüüd ma ei tea, sest me just kaotasime midagi. Nii et nad lähevad tagasi vanade harjumuste juurde, mis tähendab, et Hezbollah, Hamas ja teised tunnevad, et neil on nüüd uus päästerõngas. Vaatame, mida nad teha saavad. See on probleem. Nüüd saab Iraani režiim väita, et nad on võitnud. Jah, nad saavad, kahjuks. See tähendab, et iraanlased peavad sõna otseses mõttes tule alla minema ja midagi ette võtma, sest päeva lõpuks ei saa ühtegi rahvast õhust vabastada. Me teadsime seda, kui me alustasime. Nii et iraanlased peavad ise vabaduseni jõudma ja loodetavasti varsti. Nii et kui režiim järgmiste nädalate jooksul ei kuku, siis ma ei tea, mis saab, sest mida kauem ootame, seda rohkem peame pingutama, et võita. Ja see on häbiväärne, sest rohkem inimesi peab surema. Ja mina usun, et nagu minagi olen ma tüdinenud juudi vere valamisest terrori nimel, et inimesed saaksid end paremini tunda ja mitte tema iroonia pärast. Mis on Iisraeli jaoks praegu kõige suurem mure? Seistes silmitsi selle võimaliku kokkuleppega, võib-olla kõikuma löönud suhtega USA-ga ja Iraanile antava sanktsioonide leevendusega. Ja on venitanud vestlusi, läbirääkimisi USA-ga. Mis on Iisraeli suurim mure? Võtta kõigepealt, mul on häbi öelda, et me anname raha režiimile, mis tapab veel rohkem inimesi. Ma ei saa aru, kuidas me saame rääkida humanitaarabist, kui me teame, et see raha kulutatakse kuulide ja relvade valmistamiseks, mis tapavad Iraani inimesi, häid Iraani inimesi. See ajab mind vihaseks. Teiseks suurim oht on see, et Iisrael kaotab sõpru ja me ei leia uusi. Euroopa on kaotatud. Ma ise lahkun, sest pole mõtet jääda riiki, mis tahab mind surnuna näha. Ega olnud valmis mind ega miljoneid teisi juute üle Euroopa kaitsma. Mida me siis teeme? Kas me leiame uusi sõpru Lõuna-Ameerikas? Ma loodaksin seda. Me peame oma tugipunkte kindlustama. Need kahanevad ja vähenevad. Sellest on kahju. Iisrael on näinud hullematki. Me tuleme sellest välja tugevamana. Mina usun seda. Ma usun meie. Aga ma olen mures. Ma olen mures, sest emana, mida me ütleme oma lastele, et oleme jälle läbi kukkunud. See on lõpuks piinlik. Ma mõtlen, me oleme suur rahvas. Nii et ma sooviksin väga, et meie armas peaminister kaaluks seda uuesti, vaataks selle üle ja et Donald Trump tegelikult midagi ette võtaks. Ta lubas seda teha,
hästi, aitäh, Catherine Shakhtam, et täna õhtul meiega liitusite.